Eesti meistrivõistlused grillimises Grillfest. Eestis korraldatakse grillimisvõistluseid juba rohkem kui 10 aastat. Sel aastal korraldas Eesti Grilliliit kõikides maakondades maakondlikud grillimise meistrivõistlused ja 12. juunil suure lõppvõistluse Türi rannas ja lauluväljakul. Mis spordialase grillimine siis õigupoolest on ja kust kohast ning kuidas kõik alguse on saanud? Ja miks eestlased nii väga grillida armastavad? Sellest meie saade räägibki. Esimesed võistlused toimusid siinsamas Haapsalus Paralepa rannas. Need kestsid päris mitu päeva. Esines hea hulk Eestimaa paremaid artiste ja osales päris hea hulk võistkondi. Mäletan, et nii Eestist kui välismaalt isegi olid mõned võistkonnad osalemas. Ja kokku tuli siia Paralepa randa esimesele grillfestile aastal 1999 25 000 inimest. Pileti hind oli siis 25 krooni, siis sai selle 25 kroonise pileti hinna sisse ka Sammi näopildiga lihalaulude ja toidulauludega helikasseti. Nii et 25 000 inimest oli hea hulk rahvast, kes siia Paralepa randa tulid, nii et meil korraldajatel hakkas ühel heal hetkel lausa hirm, et kuidas nii palju inimesi ühte kohta üldse ära mahub, aga pidu läks kenasti korda ilma vahejuhtumiteta ja aasta oli siis 99 ja sellest ajast on Grillfest oma alguse saanud. Ma mäletan, et koos selle grillifestiga oli ka see maailma suurim jaanituli. Ja tegelikult üks seik on mul väga hästi meelde jäänud. Seal minu arust pärast kui asi ära oli lõppenud ja kõik me olime nagu eufooriliselt nagu lõpetanud selle suure orgunni, siis organisaatoritele taheti pakkuda grillpõrsast. Ja probleem oli, kuidas grillpõrsas nagu ära tappa. Ja siis ma mäletan, et grillpõrsas sai revolvrikuuliga kuklasse. No ma tean, linna poolt oli ta päris suur peavalu. Minu arust me tegime vist, aitasime seda jaanitult teha. Liiklusega oli paras jama, kuna sa ütlesid vist enne, et 25 000 inimest oli meil linnas päris palju, aga üle elasime ja ma mäletan, et oli üks tore aeg. Eesti meistrivõistlused grillimises Grillfest. Eestimaal on saanud heaks tavaks, et nädal enne jaanipäeva koguneb rahvas Eestimaa keskele kokku Türi randa ja lauluväljakule, et maha pidada aasta suurim toidupidu heatoidufestival Grillfest. Festivali raames korraldatakse nii koolinoortele kui täiskasvanutele üleriigilised grillimise meistrivõistlused, rahva barbecue võistlus ja kalapüügivõistlus Kalake. Toimub hea toidulaat, viiakse läbi toiduteemalised rahvakoolitused, esinevad head artistid ja laste rõõmuks töötab Eesti suurim tuudi-patuudilinnak. Festivalile tullakse perede, sõprade ja suguvõsadega, sest sissepääs on kõigile tasuta. Juba 12. korda koguneb Eesti rahvas siia Grillfestile ikka selleks, et nautida eestimaist kvaliteetset toitu ning grillida üheskoos ja saada osa sellest melust, mis siin on. Härra, kust teie sead pärinevad? Lõuna-Eestist, Otepäält. Nii et ikka Eesti liha? Ikka Eesti liha. See juba läheb jagamiseks, mis see Vardas on ja teine läheb oksjonile kell 7. Mida Star FM täna siin Grillfestil teeb? Star FMil on siin Grillfestil täna väga lõbus. Õigupoolest meil on üks väga selline oluline eesmärk on ka, eks ju. Vaata, kui me vaatame sinna korraks,
seal on üks tšekk, kuhu peal on kirjutatud Star FM, mis on oluline, see on Türi lastekaitse seltsile ja seal on punktiirjoon, mis tegelikult veel on tühi, aga me saame teada, mida sinna punktiirjooni peale kirjutada siis, kui tänane päev hakkab saama ühele poole. Seega võib öelda, et grillfestival ei olegi mitte ainult liha ja grillimine, barbecue, vaid ka head saab siia tulla tegema. Absoluutselt ja see on muidugi üks selline oluline ja õilis eesmärk, et see on nüüd 3. aasta, kui me püüame Star FM-iga nõnda teha, et vaatame, mis number sinna punktiiri peale tuleb, aga see ei tähenda, et me nagu grillimise koha pealt ei pingutaks, et siin on ikkagi võistlused, kõik boksid võistlevad omavahel, et me pingutame ka. Et päevata kõigile grillimine on väga lõbus tegevus ja... Nii, 221. Ja mõtudete vetsedest on kogutud vett, kela... Mida teeb leivaettevõtte grillfestil? Grillime leiba näiteks, et leiba saab ka väga hästi röstida grilli peal. Aga tegelikult on muidugi see niisugune hea asi liha kõrvale, ma arvan, et liha on siin niigi hästi palju, miks mitte leiba kõrvale võtta. Teil on siin pakkuda ka kiluleib, no mida see tähendab? Tegelikult vanasti rannarahvas tegi silguleiba, aga silk ei anna nii palju nagu maitset sellele leivale juurde, et me teeme lihtsalt siis vürtsikilust. Ja väga hea siuke järelmaik jääb juurde, et kergelt on isegi muna lisatud sinna, nii et võid peale, hommikusöök olemas. Grete, lisaks sellele, et oled sina grillfestil sellel aastal esinemas, oled sa siin ka aega veetmas. No mis on see, mis sind siia tagasi meelitab? Eks ikka grillitud juurviljad. Et kuna mina ise liha ei söö, siis tegelikult leian ka mina siit endale üht-teist, et eelmises telgis on näiteks leivavalik ja siin on juurviljad ja puuviljad, et on ka taimetoitlastele midagi siin. Ja lubad ju ilusat ilma õhtukski? Muidugi luban. Kui tuuli on küll ja põletab jää, siis unistustest jälgi ei jää. Kui vaikuses käid ja valgust ei näe, mõte suust tolmuks puudeneb käes, mul puudeneb käes. Milline on siis teie tänane trump võistlusel? Meie trump on see, et me teeme oma liha nagu siira armastusega, et kui kokk on õnnelik, siis on liha ka väga hea, et see on meie trump. Mis on see melu või mis on, mis köidab teid siia tulema? Vot see on täpselt selline seltskonna hing, et tuled terve sõprade seltskonnaga siia, grillid, kõik partnerid on suurepärased, jagasid hommikul juba meile liha, kui meil kõhud tühjad olid. Et see ongi täpselt see, et inimesed tulevad kokku, grillivad ja on õnnelikud, rohkem pole vaja. Ja päike on ka välja ju tulnud? Päike tuli just siis välja, kui teie siin tulite, et ma arvan, et tõitegi päikse kaasa Kanal 2-st väga hea. Kui vaikuses käid ja valgust ei näe, mõte suust tolmuks puudeneb käes. Aga rääkides võistlusest, olete ikka tulnud siia võitma? Loomulikult, et nagu juba mainiti, me olime 3 aastat tagasi, saavutasime ribi grillimise voorus 4. koha. Ja eesmärk on ikkagi olla parim, nii et me püüame ainult ülespoole. Meil on siin väga peened. Need on mitte tõenäoliselt ainult maitsvad, vaid ka väga ilusad kanad. Vabajooksukanad, mis on siis äsja... Vabajooksukanad, kust need pärinevad? Vabajooksukanad pärinevad ikka sealt, kus kanad saavad vabalt joosta. Nad ei ole lihtsalt puuri sees, ei istu lihtsalt niisama, nad jooksevad vabalt ringi. Neil on lihased nagu palju paremini kohe arenenud, see liha on palju mahlasem. Kohe võin anda proovida. Jumal tänatud, et aastast korra vähemasti on grillfest, mil teie saate siia. Absoluutselt, ma olen teiega täitsa nõus sellega ja et see kestaks super. Mitmendat aastat te olete siin? Me oleme 3. aastat, nii et meil on veel pikk tee ees minna. Mis on selle saladus? Kuidas sellist kana saab teha? Selle kana maitsestamiseks läks meil vaja soola, piipar, kõik. Ja kana? Ja kana. Mida teevad tsiklimehed grilliüritusel? No üldiselt grillivad. Meie klubi osaleb grillvõistlustel see aasta esimest korda. Ja tundub, et mitte viimast, sellepärast, et melu on küll teil täies hoos. No, Pärnumaa omad suutsime ära võita ribivoorus. No, loodame, et järgmine aasta osaleme ikka. Õhtul konnetuks muutunud keha, tooli külge klammerdan käed ja selle vastu saa midagi teha.
et ainult teleekraani ma näen. Täna me teeme liha naeltest. Naeltest, jah. Võttis tummaks, on ju? Kuulge, mis nali nende naeltega tegelikult on? Naeltega või? Meil on suund kogu aeg Põhja-Naela peale. Me hoiame kogu aeg nordi. Ja kui sa hoiad suunda grillimise ajal Põhja-Naela peale, siis tuleb paim kala. See on mõni rahvatarkus? Ei, see ei ole mingi rahvatarkus, see on madruse tarkus. Madruse tarkus, nii et madruse grupeering on siin ja olete teiegi täna õhtul siin võistlemas. Millised trumbid on? Meil on Ruutu-S, Ärtu-S ja Satamalitsid. Minul on soeng sassi läinud siin tänase tuulega. Mille pärast on Bosse siin grillfestil? Bosse on sellepärast grillfestil, et tegemist on ju kogu pereüritusega ja meil paljudel on pereliikmeteks ka 4-jalgsed lemmikloomad ja väga palju tegelikult armastatakse suvisel ajal just koeri kaasa võtta igasugustele üritustele ja meie olemegi siin sellepärast, et ka pakkuda siis lemmiklooma omanike koertele kvaliteetset toitu ja pakkuda võimalust koeraga tulnud inimestel jätta oma auto siia meie parklasse. Meie hea meelega vaatame nende koerte järgi, kui nad tahavad minna ise natukese lähemale sinna muusikale ja nendele lihalettidele. Ja võimalusel saavad nad siin meie platsi peal ka siis oma koertega tegeleda ja inimesed möödakäijad saavad ka vaadata, et mida meie koostööpartnerid koertega näitavad. Lendab õhtumood ma ei näe ja unenäoski ootel. Tean, et homme ootab uus päev. Mida teie siin pakute? Sibulat, ma saan aru, baklažaani, mida veel? Vorstikest, kohalik vorstike. Liha tuleb siit lähedalt Säreverest, seal on meil ratsabaas. Aga soolikasse lükkame siin samas ise. Te näete nagu hulgaliselt vaeva, et kas võib olla, et eestlasrahvas ongi selline tõeline grillirahvas? Ma arvan küll. Kui sa õue vaatad, nagu lumi sulab, vennad on puhvaikad seljas, on õues juba grillivad. Eestlane on grillirahvas. Aastavahetusi, kus oleme ka aastavahetusel grilli teinud, et pole mingi probleem kui lumega grilli teha. Eestlane on grillirahvas. Teil on ikka selline meeskonnatöö ja ühele mehele siis kuulub võim ja sina oled see? Mina otsustan ja ainuvõim on minu käest. Ja teised alluvad? Ja mis nüüd teha? Mida te täna siin näitate ja inimestele olete toonud vaadata? Sellel aastal on võimalik fantaasiavoorus gaasigrilliga grillida. Ja see ongi eriline sellel aastal, sest gaasigrilliga grillimine on hoopis teistmoodi kui söe ja tahmaga. Kõik Reola gaasi grillballoonid on varustatud kiirühendusliidesega, mida on hästi mugav ühendada, mis on täiesti ohutu, sest siit ei ole võimalik gaasi välja lasta. Ja regulaator käib väga lihtsalt peale, naksti ja käima. Reola gaasi arvates on gaas parem sellepärast, et seda on võimalik väga kiiresti käima panna. Väga suure võimsuse on võimalik seal praadida, väga mõnus on reguleerida temperatuuri, siis on võimalik mahlakat tulemust saada, sellepärast et gaas kui põleb, siis sealt tuleb CO2 ja H2O, see tähendab siis veeaur veel teeb mahlasemaks seda toodet. Ja kindlasti see, et puhtad käed ja puhas põld. Kus on teie grill? Meie grill on siin samas. Meie grill ongi siin, grillfestil. Mitmes aasta teil läheb juba? 5, ei, 4. Lugemine juba sassis? Muidugi. Peale sauna ikka läheb sassi ja seda. Poisid, head saunatamist ja grillfesti jätku teile. Aitäh teile. Eesti meistrivõistlused grillimises Grillfest. Kas mulle ainult tundub või ongi E-piima toodetel uued pakendid? Teil ei tundu, aga meie tooted on tõesti saanud uue välimuse ja uued pakendid. Et kuna E-piima Põltsamaa Meierei tähistab selle aasta 100. sünnipäeva, siis sünnipäevalaps tegi endale ka väärilisi kingituse ja soetas uue multifunktsionaalse pakendamise viilutamisliini. E-piim on aastast aastasse grillfestil olemas, nii ka sellel aastal, aga ütle mulle, milline on see seos juustu ja siis grillfesti vahel? No tegemist on hea toidufestivaliga
ja nagu ihale toidu kohane, oleme ka meie siin oma hea toiduga kohal. Millised on teie hittooted hetkel? Ma vaatan, et suitsujuust läheb seal inimestel väga hästi, mis veel? Ütleme niimoodi, et kõik hittooted on meil täna kaasas. Et sa näed siin Eesti juustu, näed siin edamjuustu, näed siin Eesti kuldset juustu. Et ütleme hitiks või eksklusiivseks tootaks mainiksin ära võib-olla lepasuitsu Eesti juustu, et mis siis on klassikalisel moel suitsutatud, et ei ole kasutatud ei külmsuitsuainet või pannakse nagu ahju nagu ütleme suitsuliha või ütleme nagu siin grillitakse liha või suitsutatakse, on samamoodi meiega juust siis suitsutatud. This is Africa. Samina mina waka waka samina mina sakarewa. This time for Africa. Ma näen, et siin Meira telgis käib suur sagimine aastast olete teie siin. Mis on see põhjus, mis teid toob ikka jälle tagasi grillfestile? Aga see on koht, kus saab inimestele õpetada natukene, kuidas maitsvamalt süüa ja ka propageerida oma tooteid ja me oleme ju 4. aastat juba selle üritusega sponsor, maitsesponsor, et peame siin tänama tarbijaid ja kaubandust, sest tundub, et selle 4 aasta jooksul on ka kaubandus aru saanud, et Meira on kvaliteet, mida tasub vahendada. Krista, anna mulle üks soolata maitsane segu sealt Vahemere näiteks. Et Meira trumpideks on ka see, et meil on endal meresoolad olemas, aga ikkagi see soolata segu ehk nullmärgiga sool. Et soola lisatakse alati toidu tegemisel ju lõpus ja seda saab alati juurde panna, ära võtta teda kunagi ei saa, eks. Et see on üks selline trumpikene meil ja hea vana asi on siis meil see grillmarinaatkaste ehk täpsemini tulekski öelda, et see on marinaatkaste, nagu ma iga aasta ütlen, et see on laisa perenese kaste. See kõlbab kõiksuguste lihade jaoks, aga mida nii-öelda kõvem liha ehk siis metsloomaliha või loomaliha, seda lihtsam on sellega marineerida ja ei saa salata, et ise marineerisin eelmisel kevadel kobrast sellega. Ööpäev oli ta selles grillmarinaat-kastmes ja mitte midagi pole talle juurde panna, siin on õlid, vürtsid, kõik olemas, sool täitsa piisavalt. Ja kui juba jutuks läks, siis võib-olla meie selle aasta nii-öelda kuumad tooted, et nimed on neil küll kartuligrasuurid, aga maakeeli on nende nimi paneeringud ehk siis riivsai, maitsestatud riivsai. Eriti hästi läheb see, mis alles tuli turule, on see ürtidega segatud riivsai, et lihtsalt kauboikartuleid on sellega hästi mõnus teha. Paar lusikatäit õli, segate segu ära, kartuli sektorid, koorega kartul siis, eks ju, puhastatud. Ahjupaber kindlasti soovitame alla panna ja 3-40 minutit on teil mõnusad kartulid olemas. Samuti on küüslauk on olemas ja tuline paprika muidugi. Aga need ei ole ainult siis kartulipaneeringud, ehk siis saab aedvilja paneerida, saab kana, kala, ükskõik mida. Öelge mulle lõpetuseks, kas müüd peab paika, mis väidab, et mehed on nii ehk naa paremad maitsestajad kui naised? Vaadake, tõsi on see, et naised üritavad retseptiraamatute järgi kõike teha, kaaluda, mõõta ja nii edasi. Mehed katsetavad. Selles ongi see nipp. Mehed on julgemad lihtsalt katsetama. Läheb tuksi, visatakse minema või tehakse uuesti. Naised peavad perfektselt tegema, sest võib-olla mees on siis kuri ja ei armasta enam. Mis kala teie siin grillfestil täna pakute? On triipahven, on paalja, on suitsulatikas, on forell, kuumsuitsu kõik. Ja mis teil kõige populaarsemaks on siin kujunenud? Tundub, et paalja hetkel. Jupid on järgi veel. See ongi, jah? Jah. Kui tihti inimesed tulevad teil siia juurde ja küsivad, et mis kala see veel on? Või teatakse ikka? Ei teata. Nii et saate harida ka siin grillfestil ühtviisi? Iga üks tuleb küsib, mis see on ja mis see on. Lesta nad tunnevad, forelli nad tunnevad, latikat tunnevad, aga need on. Mina muidugi tahaks kohe küsida, kus on lõhe? Lõhe on Norras. Mina ütleks selle peale. Et ikka Eesti vette kalad on siin. Täpselt nii. Tervist! Tere! Mida me siin lahti lõikame? Seakaela karbonaadi. Ja see läheb hästi, ma saan aru? Nagu kurta ei saa, praegust on ikka 1,5 ahjutett on ära müüdud ja ahi nagu on meil pisikene, et see on siis pea 80 kilo on meil müüdud. Te olete tõelised legendid siin ja mujalgi. Kuidas te oma figuuri eest hoolt kannata? Te niimoodi kogu aeg grillite. Aga kas te ei ole kuulnud proteiinidieedist midagi? See tehakse vahele? Paljast liha süüa ainult võtab väga hästi maha kaalust. Mina võtsin ühe aastaga, ühe suvega võtsin üle 20 kilo võtsin maha.
proteiinidieet on ju haigete dieet, haiglates tehakse seda. Ju me siis omaette haiged olemegi. Miks te tulete siia ikka jälle tagasi? Sest sellepärast, et see on tore üritus. Siin on palju toredaid sõpru näeb. Türil on 2 üritust, on Lillelaat ja Grillfest, kus käid lihtsalt ringi, näed, üle Eesti tulevad vanad tuttavad, tulevad kokku, kes ei ole sageli käinud nii palju Türil, näed üle vabariga tuttavaid ja see on väga tore üritus. Täna ongi niimoodi, et ma olen väga palju niisugused inimesed näinud, et keda ei ole kuskil 10 aastat ei ole näinud võib-olla ja see on ju tore ju, kui näed niisugusel üritusel neid inimesi. Alati ikka tuleme. See siin on? See on temperatuuri arndur. Temperatuuri, milline see õige temperatuur on siis? Näete, 77 on vaja saada, 59 praegust on. Nii et veel natukene on puudu? Natukene on puudu, kuskil tunnikene 1,5 läheb veel aega, et liha täielikult küpseks saab ja siis ta on niisugune hea pehme ja väga maitsev. Nii et kui tahate õiget liha teha, siis teil on vaja antenni ka kõigele lisaks. Suurte lihade puhul on küll, et vaja täpselt teada saada, mis temperatuurid sees on. Vähemate lihadega, väikeste lihadega ei ole vaja, seal käib näputunde järgi see asi. Liha on niisugune asi, et mis tahab natukene niisugust ellust ja armastust tahab saada. Lõpus muidugi noaga, aga noh, see on juba ise asi. Te olete 10 aastat siin käinud, öelge mulle, kui palju on see rahvas siin aegade jooksul muutunud? Noori on väga palju juurde tulnud ja uusi on, just tänu Grillfestile on väga palju uusi neid küpsetajaid juurde tulnud, et see on fantastiline, et niisugune üritus toimub ja kui te oma mätta otsast vaadata, mõtlete, et oi küll, meie teeme head liha, siis kui fantaasiavoorud tulevad, soovitan teil ringi käia ja vaadata, kui hästi inimesed tegelikult küpsetada oskavad, nii et sageli käime ise ka veidike snitti võtmas ja hiilimas, nii et ei ole see mitte midagi häbeneda. Aitäh teile, armas publik, kes te julgesite Kokerdaja rühmaga siia tantsima tulla. Mis asi see nüüd siin täpsemalt on? See on puust grill, mis on valmistatud papripuust ja niisugune välgatus tuli see kevad, kuigi sellest rääkisime juba Auris Rätsepaga 3 aastat. Aga kuivõrd funktsionaalne see tegelikult on, et kuivõrd head liha saab siin teha? No siin näiteks ei kuiva see liha nii lihtsasti ära, sellepärast et puit annab natukene niiskust juurde ja ta on natuke teistsuguse maitse ja olemusega see liha, mis siit valmib. Kas sa oled juba mitmendat aastat? Jah, päris mitmendat. Kas sina ka? Jaa. Mis teil lemmiktoode on? Mul maitseb ribi. Ribi maitseb sulle? Mis ma ise teen kogu aeg. Sa ise teed? Kas sina ka plaani tulla ühel päeval siia võistlema? Kuidas sinuga lood on? No ma ei tea, mul maitseb šašlak ja ma ei tea. Kas sa teed ka ise või sa pigem oled selline sööjapoiss? Ma olen ise ka teinud grilli peal ja söön väga usinast. Teil on nii suur seltskond ja nii väike pitsa, kuidas te hakkama saate? Sõbralt seltskond jagab ikka. Aga jagab küll, aga kõhud jäävad tühjaks ju. No õlut on, vett on. Head õlut ei ole heas seltskonnas mitte ainult mõnus juua, vaid õllega saab hästi ka süüa valmistada. Siinkohal soovitamegi teile ühe hea marinaadi retsepti. On vastab siis, mul maja nii, tulen siis, kui ootad nii. Vanni kalla, kuma veel, kuma veel, kuma veel, nii su jaoks ma iga kord ju teen. Ja kes teab, mis ootab ees. Mul on hea meel tervitada teid siin Grillfestil, kus Fix on ka esinemas. Öelge mulle, kui suured grillisõbrad olete teie ise? Mul on üks sõbranna Nõmmel, kes oskab ülihästi süüa teha ja kui tema grillib ja teeb, siis väga meeldib. Nüüd ise väga hea meelega ei teegi, käite ja naudite teiste toodangut? Mina olen naise toidu peal, naine teeb mul kõik väga hästi, olgu ta grill või mitte. Ei, no ma viskan muidugi villast, tõukest aiagrilli ikka, tükki head grillliha ikka maitsen. Minu lemmik on lambaliha kinda peale, aga ma usun, et kui on meistrite tehtud, siis ma söön igasugust liha ja kala ka. Kuigi ma olen väike lihasööja üleüldiselt, aga kui üldse süüa, siis ainult head. Vanni kalla, kuma veel, kuma veel. Me ollaan Suomesta, Grillifestillä, mahtava meininki. Kes teab, mis ootab
Eesti meistrivõistlused grillimises Grillfest. Poisid, te köitsite minu tähelepanu, siin on nii palju ilusaid mehi korraga koos, aga laud on tühi peaaegu. Mis toimub? Me ei jõudnud omadega valmis veel, et meil läheb pisut aega, jah. No mina loodan, et see ei ole selline tavaline Eesti mehe jutt, et kõik seisavad siin reas ja jube palju midagi on tulemas ja tegelikult ei tule midagi justkui. No kannatust, õige pisut. Ootama, põnevusega? Jaa, oodake ära. See on niimoodi, et inimene peab ootama toitu, mitte toit inimest. Sirgu ajab selja Kaabu kuklasse. Kuna olen kohtunik, siis ei saa kommenteerida. No aga saate ju vähemasti muljast rääkida. Milline on esmamulje? Kuidas teile tundub? Ma arvan, et see on üks roogadest, mis kandideerib kõrgematele kohtadele. Väga poliitiliselt korrektne vastus. Püüame. Kuidas teile tundub? Kommenteerida kahjuks. Nii kauba nii võrra hinnalt tehtud. Sa oled tullemad kui poliitikud. Kahjuks jah. Ma kavatsen siia midagi peale riputada, midagi sellist, mida te nähtavasti elu sees pole raatsinud endale lubada. Te oskate inglise keelt lugeda? See on siis need pärlid. Need on jahvatatud pärlid ja pärlid teatavasti kasvavad karpide sees. Ühesõnaga te panete midagi väga kallist sinna peale? Väga kallist, jah. Ehk siis need on jahvatatud. Palju selle hind võiks olla? Ma ütlesin ära, et te pole endale, uskuge mind, te pole elu sees midagi nii kallist endale lubada. Sa ei tea, palju ma palka saan? Ma endiselt ei usu, et te nii kallist asju, nii kalli kilohinnaga kaupa endale lubaksite. Aga palun, laske head maitse. Laske head. Nii aastaid juba liigub. See on ikka kindlalt võitja. Oota, ma ei saanud päris õiget maitset. Nemad olidki need täiesti fantastiline. Teate, poisid, mulle tundub, et te olete esimesed Eesti mehed, kes peavad oma lubadust ja tõesti on asja eest siin väljas. Ega ei ole mütsiga siia tulnud tööma. Ma siin nägin ühed tulid, ütles, et me küpsetame mingit meri, mingit karpkala ja ma ütlesin, et on hea kala või. Ei, ma ei tea, ma tulin proovima siia, et noh, päris nii meile asjad ei käi. Meil on ikka deviis on seapekk, kanamoned ja taluvõi. Ja töötab? Töötab. Profiilis võib seda vaadata. Normaalne. Ma loodan, et sina võtad ka hiljem särgi ära. Urmase sugust on häbi näidata võistlustel. Üksin nukrana väratsa mees ja hobud olgus halveer on tee. Öelge mulle, milline tänane tase tundub olevat? Kui nüüd võrrelda eelmise aastaga, siis fantaasiavooru osas on minu meelest küll nagu tunduvalt fantaasiarohkemaid ja huvitavamaid roogasid. Mis on see, mis teeb väga eriliseks selle foorum? See on just need erinevad komponendid kokku, et milline see roog välja näeb, kuidas maitseb, milline miljöö on loodud, kuidas serveeritakse. Ja siis see kõik kokku annabki ühe terviku. Kui tihti te kohtate selles voorus lisavahendeid või tooteid, mille kohta teil ei ole aimugi? Meil ei ole juhtunud. Et ikka spetsialistid, tõelised spetsialistid on Grillfestil hindamas? Jah, sel aastal on ju kõik kohtunikud on koolitatud ja professionaalsed kohtunikud. Ega need kohtunikud meie telgist ära ei lähe, et siin tuleb täielik pidu käib, nagu näete. Ja tuleb ilus õhtupoolik. Siia võib juurde veel tulla rahvast, ma saan aru. Ega nad tulevadki siia ja ma vaevalt sinna järgmise telgi jõuad, et pidu läheb siin ilusti edasi lõpuni. Sadama poisid käime 3 korda aastas käime rannas nagu ja siis on 3 korda pidu. Täna on viimane päev meil. Rohkem ei pidu. Aga siin on meil mis lõhe? Just nii, Norramaalt. Ja me lõime ta tikkudega lauakel kinni, muidu ujub minema. Ahoi, 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 ahoi ja veeri oli kuul. Tervist, kuidas teil läheb? Hästi, jah? Kuidas teile Grillfest meeldib? Meeldib, käite juba mitmendat aastat? Vaata, legendaarsed käijad! Miks olete teie siin? Just selleks, et siin käib väga palju lahedaid ja toredaid inimesi, ütleme nii Türi kandist kui ka mujalt ja kaugemalt. Ja just seda, et jälle meelde tuletada, et meil on 2 kvaliteedimärki Eestis, tunnustatud Eesti maitse ja tunnustatud maitse. Et mida need tähendavad, kuidas need toidukaupadele saavad, mismoodi neid ära tunda ja nii edasi. Nii et mõnes mõttes olete teie siin ka selline arifunktsioon ja samas võtate sellest melust samamoodi osa nagu kõik teisedki. Seda küll jah, et me päeva jooksul siin oleme väga palju teinud tarbijamänge ja väga tore on vaadata, et kuidas inimesed lihtsalt tulevad väga lihtsate mängudega kaasa ja väga palju lapsi on,
kes hästi rõõmsalt võtavad nendest mängudest osa, et noh, see teeb rõõmu ju kõigile. Teile anna hagu. Jalgpallipall on sinu oma, elekter läks ära, jalgpallipall on sinu oma, palju õnne! Mida see tunnustatud Eesti maitse siis tähendab? Meil näitab siis see tunnustatud Eesti maitse pääsukese märk, näitab, et on kasutatud Eesti põhitoorainet, ütleme siis lihatoote puhul liha, piimatoote puhul piim ja teine märk siis ristikumärk näitab, et on kvaliteetne toode, aga sealt siis see tooraine ei pea olema eestimaine. Üleriigilisel kalapüügivõistlusel Kalake püüdis Türi järvest 3 tunni jooksul enim kala Maidu Tiits, kelle saagi kogukaaluks sai 1,5 kilogrammi. Kalapüügivõistluse korraldaja Theo Aasa ütles, et kalamehed said Türi Tehisjärvest enamjaolt väikest särge ja võistluse ajal puhunud tugeva tuulega 3 tunni jooksul püütud 1,5 kilogrammi on igati tubli saavutus. Festivalipäeva lõpul saavad pärjatud grillimise, rahvabarbecue ja kalapüügivõistluse parimad. Eesti Grilliliidu poolt korraldataval 3 küpsetamisvõistlusel, Eesti meistrivõistlused grillimises Grillfest, koolidevahelised meistrivõistlused grillimises Grillium ja Eesti rahva barbecue võistlus BBQ võiseldakse 2 võistlusvoorus, ribi küpsetamises ja fantaasiavoorus. Ribivoorus küpsetatakse maitsestamata searibi ja fantaasiavoorus on lubatud grillida kõike. Eraldi preemia antakse fantaasiavoorus parima esitluse teinud võistkonnale. Võistkonna liikmete arv ei ole piiratud ja võistlusel tohivad osaleda kõik, kellel selleks soovi on. Võistlustöid hindavad Eesti Grilliliidu koolitatud kohtunikud ja ka kohtunikuks on võimalus saada igaühel, kes astub Grilliliidu liikmeks ja läbib kevadise kohtunike koolituse. Kallid sõbrad, Eesti meister grillimises aastal 2010 on Rakvere Naiskodukaitse. Palume lavale. Naised, tänase päeva jooksul olen mina meestelt kuulnud seda, et hoopistükkis mehed on parimad grillijad. Teie võitsite, mis toimub? Tegelikult on alati öeldud, et naine on ju see kael. Järeli meile, et meil on ilusad sääred, aga järelikult teeme ka paremat liha. Naised, kas lubate, et järgmiselgi aastal teete meestele tuule alla? Kindlasti teeme. Arvan ka, et naiste latti tuleb ju kõrgel hoida. Kindlasti teeme. Suurepärane, aitäh teile! Pidu kallid sõbrad ei ära jätta saa. Lõputaks väikse pilli, sest puhkus raske töö. Ja see, kes targalt grilli, ka möllab terve öö. Hea koos! Poisid, ma pean tunnistama, et ma alahindasin teid. Väga palju auhindu läks teie kätesse. Mis on selle saladus? Me ei saanud midagi teha, lihtsalt meil jääb muud üle, me pidime võitma. Öelge mulle ausalt, milline oli ettevalmistus, kui pikalt pidite te vaeva nägema, et selle võiduni täna jõuda, kõik need auhinnad nüüd teie omad? Konkreetne ettevalmistus oli siin ikka mõned päevad, jah. Nupud kokku ja tehtud. Parima või kõige tähtsama tiitli võitsid naised. Kas nüüd võib oodata, et mõni naisterahvas saab ka teie tiimi ehk? Meil on naistest fännklubi, aga ei võitud kõige tähtsamat. Siin oli eraldi grillimise võistlus ja barbecue võistlus. Et barbecues võitsime meie, me teeme barbecued ja natuke grillime ka muidugi. Ja naised võitsid selle grillimise siis. Need on, ütleme, et need võib ühele pulgale ikka panna. See mõnus seltskond on väga oluline tegelikult siin. Terve päeva me teeme seda korda mööda valva mahju, käid suhtled oma tuttavatega, räägid juttu nendega, väike naps. Nii see asi käib, et grilli tehtud niimoodi mossis ja istud oma ette seal ja tigetsed. Halva tujud, aga head toitu ei tee, nagu Tom on öelnud mitu korduvalt kaamerasse mikrofoni. Sa laula lahti suvi, las lõpeb talve uni, nüüd anda elul maitset on kõige aeg just. Sa terve talve ravad, soo olla mure vaba, siin elamise isu, sul annab grillfest. Milline on siis tase täna siin Grillfestil 2010? Tase oli ülimalt tasemel, sellepärast et punktide summad olid nii tasavägised, mis on eriti oluline, sest et see näitab seda, et tase on väga kõrge. Ja lisaks on see, et kohtunike tase oli hästi kõrge, mis tähendab, et need punktid, mis kanti, olid ka väga adekvaatsed. Sellepärast, et kohtunike töö oli hästi laitmatu ja
kõik need koolitused, mis me oleme teinud kohtunikele, sest kuna osalesid ainult Eesti Grilliliidu kohtunikud, kõigil, kellel on kaelakaardid ja tunnistused ja kõik muu, siis see oli tõesti väga tasemel. Kui vaadata seda võistlust, meil oli peaaegu 80 võistkonda, siis Ameerikas on suur võistlus, kui tuleb kokku 100 võistkonda. Maailma kõige suurem barbecue võistlus, mis on Texases Royal Barbecue, on 300 võistkonda. See on selline maailma kõige suur ja väga tuntud. Ja see on ainult 3 korda suurem kui Eesti võistlus. Ja Kansas City barbecue võistlus Ameerikas, Memphis in May, väga maailma kuulsamad barbecue võistlused, seal on ka 100 võistkonda ja meil on ka peaaegu 100. Ja punktide vahed on nii väiksed, see tähendab seda, et on nagu ülimalt kõrge tase. Eestlased on selline lõbus rahvas ja need, kes võtavad asja tõsiselt, nendel on tase väga kõrge ja ülejäänud, kes tulevad niisama pidu panema, siis tähtis on osavõtt, mitte võit. Nii, et hoolimata sellest, et tase on läinud erakordselt kõrgeks, võib siia järgmisel aastal tulla ka näiteks miks mitte täiesti üksiküritaja või siis vähemasti halgaja inimene, kes ei ole väga palju grillimisega kokku puutunud. Ja, kindlasti, sest siin ongi see, et kui edetabelit vaadata, siis võib-olla seal näiteks Grillfesti nagu põhivõistlusel, grillimise Grillfesti võistlusel, kokku on meil siis 3 võistlust, barbecue, Grillfest ja Grillium on koolide vaheline. Siis selle Grillfesti põhivõistlusel, ütleme, et kui osales 42 võistkonda, siis sellest 20 on sellised väga tipptegijad ikkagi. Ja 5 on maailmas tipptegijad, võibki nii täiesti öelda. Tänases siin võistlusel oli ma ütleks isegi, et 5 tiimi on sellised, kes võiks maailmas, kes on ka käinud maailmas võistlemas ja on saanud väga häid kohti seal. Ja kõik see, kes seal tagapool on, nemad on sellised, kes siis tulevad siia suvepäevi pidama ja nalja tegema ja samas teevad ka head tööd. Sa laulad lahti suvi, las lõpeb talle uni, nüüd anda elul maitset, on õige aeg just. Sa terve talle rabad, soov olla mure vaba, siin elamise isu, sul annab Grillfest. Velled ja nemad justkui kui kokku saab. Teada on, et eestlane on kõva grillirahvas. Grillitakse igal pool, igas asendis ja igal võimalusel. Mina jõudsin aga kevadpealinna Türile ja siit need head lõhnad tulevadki. Lähme vaatame. Lõputaks päikse pilli, sest puhkus raske töö ja see, kes targalt pilli, ka möllab terve öö. Hea koos! Oi, tere! Kes te olete ja mida te siin hoovis teete? Me oleme Türi gümnaasiumi grillivõistkond ja me teeme trenni ja harjutame laupäevaseks Eesti meistrivõistluseks grillimises. Ja teadagi, see toimub Türil ja me oleme siin noortega tegemas ribivooru. Ja ribivoorus Jaanus Peakokk on meil maitsestamas. Kuna sel laupäeval on osalemas grillivõistlustel üle 100 võistkonna, siis me teeme juba varakult trenni, et õigeks ajaks valmis olla. No nii, Jaanus, mis on siis sinu ülesanne siin võistkonnas? Mina siin praegu siis harjutan ribi maitsestamises, kuna see on põhiline voor. Ja kuna võistlusel on väga palju erinevaid võistkondasid, siis kindlasti me tahame saavutada parimat tulemust ja selle jaoks me siin harjutamegi. Oled sa õppinud seda kusagil? See kõik tuleb loomulikult. Täpselt nii, kuidas iga grillija ise arvukaks peab, niimoodi ta neid maitseaineid ka paneb. On teil esimene kord au sellisel üritusel võistelda? Ei, siiski mitte juba 2 aastat järjest ja kuna eelmisel aastal eriti hästi ei läinud, siis sellel aastal hakkasimegi juba varakult trenni tegema, et olla ikka heal kohal. Kui kaua see konkreetne tükk siis näiteks peaks olema grilli peal, et ta selline mõnusalt mahlakas oleks? See täiesti sõltub liha paksusest ja grillist, kuid kuskil tund. Aga lähme paneme siis liha tulele. Lähme panemegi. On ammu teada tõde maailm, ufosid on täis, nende särin pole paha, see teeb ainult kõhu täis. Ufodega meieni on jõudnud grilli usk, nüüd kalendri aasta alguse saab ikka barbecue'st. Oi, tule. Mis teid siia toob? Poisid, kuule, mis toimub siin? Grillimine.
Me nägime suitsu, et tuleme vaatama, mis te teete siin täpselt? Meil on suvine grill. Aha, aga räägiks ohutusest ka natukene. Kas teil kõik ohutusvahendid on olemas selle jaoks, et grilli teha üldse? Oma arust küll. Ahah, mis teil on? Kas teil vesi on käe pärast? Hetkel ei ole. Mis juhtub siis, kui näiteks läheb teil tuli natuke suuremaks? Siis on jama lahti. Ja kohe toome. Aga kindlasti peaks olema teil siis grilli juures esmased tulekustusvahendid. Kas veeämber, aiakastmisvoolik või pulber kustuti, kõige parem, kui majapidamises on olemas. Ei, sobib. Okei, see on väga hea. Ja ma näen, et teil on majast ka grill viidud piisavalt kaugele, et peaks olema kuskil 4-5 meetrit, et kui süütate selle grilli, et kui see tuli nüüd suuremaks läheb, et ei paneks ka selle maja põlema. Tegelikult ma tean, et Türi pritsumehed on maailmakuulsad küpsetajad, grillmeistrid. Äkki annate siis Eesti rahvale ja Türi gümnaasiumile nõu, mida peaks jälgima liha küpsetamisel? Üks moment, riietume ennast natuke rohkem lahti ja oleme hea meelega andma nõu ja jõuga olema agabis. Üks moment. Saab ka pilgu korraks peale heita. Nii, väga kena teil paistab välja tulevat see. Tuletame siis põhitõed meelde, mis eestlased tavaliselt grillimisel teevad vigu. Esiteks on söövalik. Süsi on üpris tähtis grillimisel, et kui on kvaliteetne hea süsi, siis on ka grillimisel hoopis teine. No mina näen seda, et siin on ikka noored väga kurja vaeva näinud, sellepärast, et see grill on ikka puhta omapärane. Nii, nüüd tahaks teie käest küsida, kuidas te oma grilli põlema saite? Äkki näitaksite meile? Kohe, meil on selline väga huvitav atribuutiga nagu grilli starter. Just nii, see on väga hea, see on mitmel suunal on väga hea, et sellega nagu saab palju sütt ette valmistada, et saab grilli panna korraga, et on korraga kõik kööb. Nii et see on väga kulda väärt asi ja ma arvan, et igal tõsisel grilli ajal peaks niisugune asi olema. Aga kuidas peaks liha maitsestama, et liha mekk säiliks ja et liha tuleks selline mõnus mahlakas? Sageli tehaksegi see suur viga, et püütakse üle maitsestada, et pannakse väga palju erinevaid maitseaineid. Liha grillimine on üks väga lihtne asi, ei maksa lihtsalt asja keeruliseks ajada. Et kui te olete leidnud endale sobiva maitseaine, siis kasutage 1-2 maitseainet kõige rohkem. Rohkem, et ei ole mõtet. Sellega te muudate liha maitse ise tapate ära. Nii et. Ja teine asi, mis on lihaga, et pannakse nagu märga marinaadi, et seda võib ka teha. Aga sel juhul ennem küpsetamist tuleb see marinaad ka nagu liha pealt ära kuivatada või ära pühkida, sellepärast, et ta pärsib nagu liha küpsemist, liha küpsetamise ajal. Aga kuidas siis saavutada lihale parem maitse? Nagu Peep enne ütles, et see paar maitseainet ära kasutada, siis kõige parema maitse saate ikkagist nii, et panete lõpus omapärase, nii nimetatud, nagu Eestis nimetatakse, mopp-kastme. Et selle teete täpselt oma maitse valikul ja tõmbate lõpus peale lihale ja sellega annate selle lõppmaitse asjale. Aga äkki siis maitsete, et kuidas see Türi gümnaasiumi liha maitseb? Selge see, olge hea, võtkem välja. Välimus on väga hea, et prooviks hea meelega. Sa laula lahti suvi, las lõpeb talve uni, nüüd anda elul maitset on õige aeg just. Sa terve talve rabad, soov olla mure vaba, siin elamise isu, sul annab grillfest. No kuidas maitseb, kas on võiduribi? Kindlasti on väga hea ribi ja kaldub sinna võitjate poole. Nagu näete, kont on ilusti lahti ribilt, et liha on küpse, maitse on väga hea, üllatavalt. On jäänud ka mahlasus, nii et niisugune väga hea konsistentsiga ja väga, väga meeldiv ribi. 10 palli süsteemis annaks talle nii kõva 8 punkti annaks praegust. Nii et natukene veel vaja, aga ta on ikkagi väga hea. Väga hea tulemus. Väga hea tulemus. Kuna pritsumeestel on praegu väga kiire aeg, siis me neid kaua kinni ei hoia. Me küsime, mida te soovitate Türi noortele? Soovime teile palju jõudu ja head tulemust. Edu!